Spordiklubi Golden Training võitleja Reino Saila. 23 aastat vanus, pikkust 174 sentimeetrit. Kuni punases nurgas Spordiklubi võimla võitleja Kaupo Kokamägi. Vanus 24, pikkust 174 sentimeetrit. Matši kohtunik Leivo Siim. Kolmi treening on nurka toonud ka dünaamilise tuua Vallo Hannus ja Henri Hiiemäe. Mõlemad siis pigem löögialade spetsialistid. Henri on ka kõvasti. Sa matšis näed, et tuleb ka? Sellele küsimusele on vastan kohe pärast, kui päevajuht on välja kuulutanud esimese raundi. Esimene raund. Täpselt sellist agressiivsust ma sellest matšist ootangi. Ma arvan, et Kaupol on parem tehniline arsenal, aga Reino on kindlasti füüsisega üle. Siiski, kui raha peaks panema, ma arvan, et täna paneks seda raha Kaupo peale. Need töötavad väga aktiivselt. Kumb maasmaaduses parem on? Ma arvan, et Kaupo on maas parem. Reino jaoks on see teine amatöörmatš, Kaupo jaoks 5+, ma arvan. Kaupol peaks olema ka füüsiline päris hea, et Reine kohta ma tean vähem. Kaupoga sparrides ma kasutaks Kaupo kohta kõige rohkem iseloomustaks sõnad tüütu. Sest kui ma pean temaga maadlema, isegi kui ma suudan maadlusega üle käia, siis Kaupo on suhtumast, kes ei anna järgi. Ja 2 minutit suudab su jala küljes rippuda lihtsalt ja sa lõpuks lihtsalt oled väga frustreeritud. Kaupo teeb ilusti jala kinni, aga puhtalt mahaviimseks seda ei realiseeri. Ei natuke on võkutama. Reinal näeme on juba suu lahti, otsib lisaapnikku. Vaatame, kas Kaupo peale survega suudab mahaviimise ära teha või lihtsalt kasutab lähivõitlust. Siin oleks tal pöördega võimalik ta maha viia küll sinna vasakule poole. Tundub vähemalt. Aga ta veel ei ürita, jah? Mis Kaupo nurk karjub Kaupole? Tulevad vist Jorgenilt nõuanded põlvega lüüa, et eesmärk ei olegi kohe kiiret matši maha viia, vaid pigem põlvelööke sooritada. Kohtunikud loevad seda Kaupo eduks. Kas Kaupol on 2 altaaki käes? Üks on kindlasti, tagumist ei näe. Reino kindlasti saab abi ka ringi nööridelt. Kui maadluses praegu keset matti saaks heidet juba sooritada, siis Reino saab väga hästi toetada. Ta puhkab seal isegi natuke vist või? Päris puhata ei saa, aga ta kindlasti saab sealt tuge ja väga raske on nagu teist heitimiseks seinast lahti tõmmata. Kui ta nüüd nurka targasti kuuleb, siis ta kuuleb seda, et ei tahetagi maha võib-olla. Kaupo siin korraks prooviks konksutada, jah. Nüüd on läbi. Mis Kaupo muidugi peaks tegema on see, et kui ta tunneb, et seda mahaviimist kohe ei tule, siis peaks hoidma haaret, aga laskma haarde natuke lõdvemaks, et käsi mitte väsitada ja kui ta nüüd otsustab maha viia, siis peaks tulema üks väga suur purakaga pingutus sealt. Jorgen matši saadab Kaupo vahepeal põlvi teritama. Tundub, et Reino ei suuda praegu Kaupo maadlusvalemit ära lahendada, sest et Kaupost ta lahti ei ole saanud, kui Reino alustas väga tormikalt löökidega, siis praegu on see löömise mäng ära võetud 10 sekundit raundi lõpuni. Kui suur Opa! Ilusti. Ja raund lõpeb. Ja see raund läheb Kaupole, jah? See raund läheb Kaupole, kui Reino alguses esimesed 15-20 sekundit näitas potentsiaali, võib-olla oli natuke rohkem, et paneb korraliku surve peale, siis mingisugune hetk Kaupo lihtsalt viis oma distantsi selle ja mängis ilusti välja. Aga lõõtsutavad suht võrdselt, et võib-olla isegi tundub, et Kaupo on nagu rohkem või? See oli päris tormikas matši algus ka. Aga Kaupo on jälle siuke susliku tüüpi mees rohkem, kellest me enne võistluse algust rääkisime, et ta võib nurgas lõõtsutada, aga pärast jälle sellest jalast ta lahti ei lase ikka. Näeme, kuidas Vallo Hannus jagab nõuandeid Reino Saiale. Vallo Hannus on kolmtreeningu MMA osakonna peatreener. Vastaspool siis Jorgen Matsi võimla, spordiklubi peatreener. Nõustab Kaupo Kokamägi. Ja Leivo Siim kontrollib kohtunike valmisolekut. Kas ta siin nurgas esimeses raundis ei oleks pidanud teda välja tõmbama siit nööridest, et teda maha viia, kuigi
teine raund. Oleks pidanud küll, aga nähtavasti selleks tal piisavalt purakat ja head puust asendit ei olnud. ja Mahaviimist kohe selja taha ka. pea kinni veel, jah. Vaadates asendit, siis see väga suur mure ei ole, et pigem alumine hoiab ise kinni ennast hetkel. No vabalt tegutsemine ikka natuke. Nii. Kaupo jaoks on see väga hea domineeriv asend, on jalgadest ilusti möödas, külje kontrollis. Nähtavasti Reino hoiab seda pead kõvasti kinni selleks, et Kaupo ei saaks tekitada ruumi löömise jaoks. Näpud on päris silmade lähedal seal Kaupal praegu. Ma arvan, et sealt mingit üllatust tulemas ei ole. Kaupal enese kontrolli jagub. Vaatame, kas Reino laseb punase võitleja endale kaksiraksi peale asendisse või suudab ta vältida seda. Kaupo on leidnud võimaluse löömiseks, kohtunik jälgib toimuvat, et lööki kuklasse tuleks samuti, et Reino seisukord milline on. Reinal oleks vaja tagasi keerata ja jalg vahele tagasi saada, jah. Jah, vahekohtunik toob matši ringi keskele, see läks nöördi alla juba vaikselt. Räägi, kuidas sa arvad, palju üldse siuke klassikaline Kreeka-Rooma maadlus MMA-sse üle kandub? Kui puhtalt sa võid maadlusest MMA-sse tulla? Noh, nii ja naa, oleneb maadlejast. Aga UFC-s on vist, mis ta nüüd mingi moment oli 60-70% võitlejatest oli maadlustaustaga, et midagi see nagu näitab. Et kui hea on tulla maadlusest MMA-sse. Ja seda päris intensiivselt kasutatakse ka, et UFC-s on juba olümpiavõitja olemas ja see küll vabamaadlusest ja seal paar päris talendikat meest on minemas nüüd MMA-sse peale Riia olümpiat. Et see kanal on täiesti olemas, et NCAA-s tuleb neid nagu vuhiseb, et räägiti isegi vahepeal, et nimetada ametlikult doonorliigaks NCAA UFC-le. Maadlus on teistest spordialadest üks universaalsemaid alasid ülekandumise mõttes. Löömine on selles mõttes tibakene kaugemal, et seda asendit ja löömisrütmi tuleb kindlasti päris palju muuta, et seda koos maadlusega kombineerida. Ja maasvõitlusega on sama asi, et maasvõitlus muutub päris palju, kui lubatakse lööke. Ütlus, et Brasiilia jiu-jitsus on vööastmed, löö musta vööd ühe korra rusikaga näkku, saab tast pruunvöö, lööd 2 korda, saab tast violetne vöö. 10 sekundit raundi lõpuni, terve see raund on lõppenud või käinud Kaupo kontrolli all külje asendis. Aga alla valge vöö ei saa langeda. Jiu-jitsus, jah. Ma usun, et leitakse võimalus, Võetakse ära vöö. Kui on piisavalt tugev löök olemas. Võetakse ära valge vöö. Teine raund. On siin küsimust, kellele läks? Vist mitte. Ei ole, jah. Sul käib päris palju Tartu spordiklubi võimlasi ka maadlustrennis. Kuidas sa näed, et nemad juba konkreetsemad isikud, näiteks homme finaalist Enn Saaremäe ja Alar Hutrov suudavad maadlust omandada ja siis ka maadlusvõistlustel kasutada? Sa mõtled homset matši või? Hutrov ja Saaremäe, jah, homme finaalis. No Hutrovil on mingi maadluseelis seal olemas, aga kas Sten on ka paras naaskel ja võitleb? Nad on mõlemad ka maadlusvõistjad, kui seal läks. See aasta ei läinud väga hästi, et aga see ettevalmistus oli ka väga lühike. Sekundätil on lahkuda. Aga nagu siin näha on maadlustrennis käimine hea. Kaupol on see kindlasti abiks. Kaupol on endal ka ju enne maadlust judo taust, sellepärast talle ka väga palju meeldib konksutada. Me nägime väga palju vaeva, et ta õpiks ka muuse juurde viima maadluses, mis on aluseks, et saaks maadlusheiteid teha. Alustavad lennukalt, Reino on 3. raundiks juba kindlasti aru saanud, et tema trump saab siin olla ainult löömine. Ja, päris raevukalt. Ma arvan, et mehed kannavad
poolfinaali ehk siis 3. koha matši nimesid välja küll, sest et sellest matšist võitja läheb edasi finaali Herman Vesiai vastu ja kaotaja on Eesti pronks. Kaupo teeb ilusa pettelöögi pähe ja läheb jalgadesse. Kuigi tõmbas natuke ennast tagasi. Aga kombinatsiooni mõttes tehniliselt oli see tegelikult päris ilus. Või naeratuse näole. Ja näed, korgus näeb, jah. Ilusti maa viib. Et tihti peale amatöörsportlastel on probleemiks see, et tehnikaid tehakse üksikult, ei seota neid komplekti. Ei ole löögist maadust lööki, vaid on nii, et vahepeal boksitakse, siis maadeldakse. Ja seda ma siin mõtlesingi, et ta tegi löögi ära ja siis tõmbas veel korra tagasi ennast. Et siukest siduvus. Ma arvan, et see pigem oli see, mis Reinot häiris, sest ta arvas, et vastane taandub ja võib-olla millega hakkab uuesti lööma, aga ta selle tagastõmbe tegelikult pidurdas tibakin enne kinni ja tulistas sealt jalgadesse uuesti. Nagu siin praegu näha, et Kaupol on päris korralik surve, et varvaste peal ja ega sealt on päris keeruline tal kuhugile välja päästa, jah. 3. raundist pool läbi, 2 esimest raundi on Kaupole läinud meie hinnangul. Ja 3. tundub sama teed. No meie hinnang on päris oluline ka. Me kindlasti tunneme ennast olulisena. Näeme, et Reino Nurk annab aegalt nõu, aga väga raske on anda sellises olukorras nõu, kui sa näed, et ega mees on ju all kinni, ega teda võlutehnika sealt alt välja ei päästa, vaid pigem päästaks see, et on vaja trenni minna rohkem. Kindlasti vähest treeningut ei saa Reinole ette heita, sest ta rebib 2 rindel räkvis ja MMA-s ja nüüd ka enne Eesti meistrivõistluseid oli siin mehel kerge ületreeningu probleem. Kuidas maas seal kõrisõlmega lood on, et maaduses seal näiteks ei tohi vajutada kõrisõlme peale, aga siin vist võib või? Surumine on lubatud, võib käsivarrega, küünarnukiga, peopesaga lükata kõrri, aga mida ei tohi teha, on kõrisõlmist haaramine. Et selles osas on kõik reeglitepärane. Aga paar nädalat enne Eesti meistrivõistluses Reino avastas, et ta on kütnud trenni nii kõvasti, et taastumine on väga halvaks läinud ja on nagu teravus ja minek välja läinud. Üle treeningu? Ja viimased paar nädalat tegelenud sellega, et mees saaks oma teravust tagasi. Siiski ma ei ütleks, et see matš päris selle taha ja lõpeb 3. raund. Mehed suruvad kätt. Meie oluline arvamus on siis, et Kaupo võitis. Meie oluline arvamus, et Kaupo võitis. Ma arvan, et siit tuleb kohtunik ühäälne otsus. Päris kohtunik hindamislehed muidugi meieni ei jõua. Ei saa kinnitadagi ümber lükata, aga kes võitis, seda näeme kohe. Rahvast aina koguneb. Kaupo tõstab käed üles, hea meel. Esimese Eesti meistrivõistlused, homme on finaal ootamas. Täna oli küll raske matš, aga Kaupole võis see isegi hästi mõjuda see tänane matš, et on homseks paremas vormis või? Ma arvan, et tal on see treenitus piisavalt hea küll. Arvad, et tänane matš läks nii-öelda lahti võitlemisena? Ma arvan, et talle mõjus see hästi. Ma ei tea, jah. Nii, kuulame matši ametlikku tulemust. Lugupeetud daamid ja härrad, matši on võitnud kohtunike ühehäälse otsusega. Ringi punane nurk Kaupo Kokamägi. Võitis Kaupo Kokamägi ja tegemist oli kohtunike ühehäälse otsusega.